Tere hommikust, head teekaaslased! Õnnistatud pühapäeva! Kristuse ülestõusmise aja pühapäevadel on oma ilusad nimed ja tähendusega nimed. Tänase pühapäeva nimetus on Misericordia Domini. Eesti keeles seda nimetatakse hea karjase pühapäevaks. Jeesus on hea karjane. Tema järgi on see pühapäev oma nimetuse saanud. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 10. peatükis nõnda: mina olen hea karjane, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgivad mulle ja mina annan neile igavese elu. Jeesus elas oma ajas. Ja need näited, mida ta kasutab, need on tema ajast pärit. Karjapidamine Jeesuse ajal oli täiesti loomulik elu argipäev. Kui Jeesus ütleb, et lambad järgnevad talle ja ta annab neile igavese elu, siis maksaks seda sõna kuulata aga ka täna. Siin saame usaldada ainult Jeesust. Keegi teine ei saa juhtida inimesi igavesse ellu kui ainult Jeesus. Jeesus on öelnud sedagi: keegi ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Mis inimesele on võimatu, see on Jumalale ometi võimalik. Ma ei tahaks aga oma mõttega siin minna väga kaugele. See, mida Jumal teeb, seda teeb tema. Meie saame teda ainult usaldada. Tahan hea karjase pühapäeval esile tõsta aga ka Jeesuse inimlikku poolt. Järgmine lugu on kirjas just tänase pühapäeva evangeeliumis, Johannese evangeeliumi 21. peatükis. Jeesus küsis Peetruselt: Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Peetrus vastas Jeesusele: jah, issand, sa tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütleb: sööda mu tallesid. Ja selline dialoog kestab või kordub 3 korral. Peaaegu identsed küsimused, peaaegu identsed vastused ja peaaegu identne järeldus ehk korraldus Peetrusele: sööda mu tallesid, ole mu karjale karjaseks. Ma näen siin Jeesuses väga head hingekarjast. Ta juhatab Peetrust arusaamale, et armastus Jumala vastu ei ole mitte üle huulte libisenud sõnad: Jeesus, sa oled mulle armas, vaid teenimine. Inimeste teenimine, elukestev teenimine, nii kaua kuni aega antakse. Praegu oleme sunnitud olema kodus. See on paljude jaoks nagu tühikäigul elamine. Sellise tundega ei ole väga lihtne hakkama saada. On neid, kellele see sobib, teistele üldsegi mitte. Jeesus suunab oma küsimusega Siimon Peetruse tegemiste juurde, mis muudavad Peetruse elu täielikult. Ja just see, et Jeesus annab Peetruse elule suuna, see on põhjuseks, mille kaudu me tunneme täna Peetrust, apostel Peetrust. Ta annab Peetruse elule mõtte: ole mu karjale karjaseks. Me kõik oleme viimselt karjasteks oma ligimestele, oma vendadele ja õdedele. Võib-olla vahest me isegi protestime sellise arusaama vastu. Aga me ei tahaks kunagi olla nende hulgas, kes ütlevad:
keegi ei hooli minust. Mitte keegi ei pane mind tähele. Seega me ei pruugi hea karjase pühapäeval mõelda ainult Jeesusele, kes on Jumal Jumalast, vaid ka endale ja nendele võimalustele, mis meile on antud. Nüüd palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Aamen.